Lähme suure juhi järel poodi. 2 kilomeetrit kämperist. Nüüd on sellest jäänud 200 meetrit. Loodame parimat. Käisime poes ja ostsime kõik asjad ära. Pärast näitan. There are come to Napoli, and in Italy the pizza of Napoli it's the first. Me oleme maailma otsa jõudnud. Itaalia kanda. Siit on nagu allapoole vist aga minna ei saa. Nii et märgiline peatus.
siin läheb väiksemaks. 7, 8, 6. Vaata, kui on üks inimene, siis on tal hästi mitu. Siin on palju ühenimelisi, siis nad on nagu ühe ja sama sellega. Jah? Juba käes. Me leidsime õige juba ülesse. Tere väiksed teletupsud. Me oleme jõudnud jälle mere äärde. Meri on sealpool metsa. Kui metsa ees ei oleks, siis merd me näeks. Aga kui mets on ees, siis meri tuleb ise üles otsida. Oleme ühe hotelli juures, kus on terve siukene parkimisala. Mõtlesime, et oleme üksi, aga tegelikult seal põõsa taga on mingid välismaalased veel oma bussiga. Muidu on kõik jumala košeer. Kurat, Vahtra allee ja murumängud ja vinega päikeseloojang. Ühesõnaga siit läbi metsa 300 meetrit jõuame mingi Kaljupangale, sealt repist alla pidi olema Moore. Vaatame enne pimedat ära, siis hakkame chillima siin. Mis see hotell oli, kus me oleme? Mis see oli? Solesta Bunistka Hunster. Solara. Kogu lugu või? Solara Campererias oleme nüüd. Hotell on ka Hotell Solara. Jaa, ma näitan enda nägu kaast, muidu minu nägu on liiga vähe selles videos. Aitäh. Taga. Kui me siit alla keerame, siis... Stretch Armstrong. Yeah, it's insane. Oh my god. It's empty. Boing. Boing. Oh, you're gonna get me in trouble. Täiskasvanulikus, muidu ma saan südari. Proua liigub. Aga sina ärge tõndid veel silmi. Oota, tasa, ma ei tea, kas ei lähe vist edasi enam siit, mul on juba kõht lahti. Jah, siis ta mul lõpeb ära või? Kas ta lihtsalt lõpebki või? No. Aga vesi on ilus. Ma tahan küll näha sinna alla. Mis nad on teinud siia siukse treppi? No siit tehniliselt saab võtta. No väga tehniliselt. Näete suurt reisijuhti homset kultuuripäeva organiseerimas. Mis kell minnakse kuhu, kui palju, mis maksab,
kes süüdi on, kuidas võitjana välja tulla. No mida? Tundub, et ei ole võimalik paraku. Ühesõnaga me oleme jõudnud tänase päevaga. Kurat, ma ei ole nii ammu jälle kaamerasse pääsenud. Aga ma teen reportaaži praegu. Me oleme jõudnud tänase päevaga Saapakannast üldse teisele poole Itaalia rannikule, sinna Napoli alla kuskile. Ehk siis sõitsime 400 kiltsa diagonaalis läbi Saapa. Igav päev oli, midagi pole öelda. Teeremondid olid ja siis olid lihtsalt auklikud teed ja siis jälle teeremondid ja auklikud teed ja vahepeal sai isegi 90-ga sõita ja ehk siis 11-st hakkasime sõitma. Noh, ja kell on nüüd 6:30. Okei, siin on mingisugune üks väike peatus mere ääres lõuna ajal ja siis natukene ebaõnnestunud ööbimiskoha otsingud ka sees. Mind vaata, kuhu sa vaatad, noh. Ei, no see oleks põõsasse. Mina olen siin. Nii, ühesõnaga ja nüüd oleme Paestumi juures. Seda me läheme homme hommikul vaatama. Kreeklaste ehitatud stuff. Kõik mingid sambad, värgid, kõik, noh, mitu tuhat aastat vanad. Siin on praegu juba laulupidu käimas, aga me täna õhtul enam ei roni sinna. Lihtsalt täiesti juhuslikult on siin olemas ka Sosta aare ja siis kämperite ala, kus on koos meiega 1, 2, 3, 4, 5, 6 bussi. Siin on ruumi küllalt ja elekter ja vesi on ka ja ainult oma peldikust saab käima. Taga paistab päris uhke mägi, mis on pilve sisse mässitud ja tõenäoliselt me jõuame täna veel minna luurama ka sinna kuramuse keskusesse, kus mingisuguseid kõrtse ja veinibaare on. Läheme lõõgastume korra natukene ja siis homme hakkab kultuuriprogramm, kõigepealt Paestume, siis 80 kiltsa siit edasi sinna Pompeisse. Kurat, ei tule enam sõnad ka välja. Ma pean natukene korda sättima ennast. Okei, vaatame natuke ümbrust ka. No nii. Seal puude taga tegelikult ongi juba Paestumi väravad. Soon, kuhu ei tohi sisse minna, muidu saab kohe trahvi. Fotos ilmselt võtab kohe üles ja sinna kämperiga pilti satud, siis on kohe perse kellad. No, et meie muusikene ka peab ikka veel vastu ilusti. Ja nüüd veel paar kämperit. Selle meie ala ümber on sikene vana kivimüür ja siis taga seal udu sees paistab mäevärki ka. Loomulikult on mingi temperatuuri vahe päris mahe. Alles eile olime 31 kraadi käes seal Saapakannas päike säras. Nüüd on siuke Eesti jaanipäev, mina ei tea, mingi 18 kraadi võib-olla on. Ja tuuline on ka ja sitt, vile ja seinakell. Noh. Kaassaatejuht tuli. Läheme siis väiksele veinile.